Pärnu Televisiooni raadioosakond. Tere tulemast kuulama Pärnu Televisiooni raadioosakonna uudiseid. Mina olen see suurte kõrvadega mees ERR-ist. Kell on praegu kuskil 7 ja 9 vahel ning algamas on Pärnu Televisiooni raadioosakonna uudised. Kõrvad kikki! Alustame välisuudistega. Valgevene geniaalne president ja tulevane Vene Föderatsiooni polkovnik Aleksandr Lukašenka kuulutas välja äsja uue seaduse, mille kohaselt võib Valgevene armee homopropagandat kahtlustades avada tule. Vladimir Vladimirovitš Putini 4. teisik pidas samaaegselt kõnet, kus teatas, et Vene Föderatsiooni tuumapead on saabunud Valgevenesse. Lõhkepäid Valgevene armeele demonstreerides pidas sõdurkond neid aga hiiglaslikeks geidildodeks, mis tapp on nüüdseks 500 ruutkilomeetrina ala Minski raadiuses elukõlbmatu kiiritatud territoorium. Lukašenka kahtlustab õnnetuses ukrainlasi. Zelenskit. Katoliku kirikule silmad ette teinud maailma edukaim pedofiil Ezra Miller kinnitas, et tema uus film Välk sobib lastele igas vanuses ning et ta lausa isiklikult võib lapsed pimedasse kinosaali viia. Miller lisas, et filmi vaatamine on nii lastele kui temale endale kindlasti väga rahuldav kogemus. Ameerika endine president Donald Trump hukati. Nüüd kodumaale. Pärast aastaid kestnud inimjahti on Hiiumaad terroriseerinud roolijoodik ja Kevade filmist tuntud Arno Liiver viimaks tabatud ja vangi pandud. Arno kuritegelik iseloom ei tohiks aga üllatada kedagi. Õigupoolest ju kohe esimesel koolipäeval ta hilines tundi. Manipuleeris vaimselt teelet, kitus välja ka hea poisi Tõnissoni, suhtles joodikutega ja peksis läbi kuslapi ning jumal teab kelle veel. Kui mu kõrvad mind ei peta, Varro Vooglaid sõnas hiljuti sotsiaalmeedias, et tal sai täidetud ammune unistus omandada mootorratta juhtimise load. Omale Yamaha tsikli ostnud Vooglaid seletas, et tema uus võimas õline riist tegi vägagi ilusat heli, eriti just kiirendades. Abieluvõrdsuse välja kuulutanud Eesti Vabariik langes. Välja riikide hulgast, kus ei ole abieluvõrdsust. Homopulmade kulude katteks tõstetakse Eestis heteropulmade makse. 8318 eurot kuus teeniv Kaja Kallas lisas, et tema rohkem maksmises probleemi küll ei näe. Ka haridusest. Viimatised matemaatikaeksamid sooritati ebatavaliselt ebaedukalt. Ka psühhiaatrite selts kurdab, et enamik noored, kes tulevad kurtma ATH sümptomeid, ei soorita testi piisavalt edukalt, et saada amfetamiini põhist ravimit. Olukorra leevendamiseks langetati testide lävendit ning loodetavasti järgmisel aastal sooritavad eksameid juba mõnusal laksu all olevad noored. Ja nüüd sõna meie oma transseksuaalist ilmaisikult. Päike paistab, ilm on soe. Kliimaminister Kristen Michal jookseb ümber poe. Vaatab uksest sisse, sügab poemüüja tiss. Aitäh! Mina olin see suurte kõrvadega mees ERR-ist ja need olid tänavused Pärnu Televisiooni raadioosakonna uudised. Peagi on algamas kauaoodatud jaanipäeva raadio. Kõrvad kiki ja türa perse! Tere tulemast Pärnu Televisiooni raadioosakonna juhitud jaanipäeva raadiosse. Mina olen Ypsilon Negerinde Auschwitz Paul ja minu kõrval on... Minu nimi on Kevin! Keviniga istume siin kahekesi stuudios ja oleme juba pikka aega kibelenud, et teile taaskord ette tuua Pärnu Televisiooni raadioosakonna jaanipäeva raadio eriprogramm. Ma ütlen seekord niimoodi, et ega meil pikka pidu pole. Meil juba kibeleb kenasti ka esimene artist esitama teile siis stuudios laivis enda lugu. Nemad ei olnud nõus enda lugu panema meile MP3 failina. Ja nemad mõtlesid, et nad mängivad laivis loo. Kevin, räägi mulle, miks see järgmine bänd eriline on ja miks nad otsustasid laivis stuudios seda mängida? Ma tean seda bändimeest isiklikult ja see tüüp nagu vihkab kapitalismi, aga tal on ka väga siiras sõnum, mis on see, et ta on üldiselt väga tubli poiss. Ja loo nimi on siis Jaanipunk. Spinnime.
ei kutsi peaminister, mul ei ole vaja õppida, ma tahan lihtsalt onaneerida. No ja anna mulle jõudu. Igatahes päris kõva lugu ansamblit Türapead, lauljat, laulukirjutajat tean isiklikult ja laulu mõte oli siis see, et küll võib olla, et kapitalism ja kapitalistid on nagu sitapead, aga ema krediitkaart ikkagi on nagu okei. Kuule Kevin, mulle just meenus, et mul jäi täitsa rääkimata see, et millest see jaanipäeva raadio üldse koosneb. Ma hästi ruttu räägin selle ära, et me mängime teile siis kokku 3 lugu, millest ühe olete juba ära kuulnud ja siis need kõik on siis natuke sellised jaanipäevaga seotud lood. Ja kõik lood on meie Pärnu televisiooni raadioosakonna jaanipäeva raadiokomisjoni poolt isiklikult välja valitud. Komisjoni kuulub nii mina kui Kevin ja järgmine lugu on, kui eelmine lugu oli laivis esitatud pungilugu, siis järgmine lugu on täielik vastupidine, väga elektrooniline track, mis räägib millestki väga-väga isiklikust sellele artistile. Kevin, oskad sa äkki lähemalt rääkida? See lugu siis räägib inimesest, kes on just äsja, ütleme, leidnud siis võimaluse nagu, ütleme, öelda teistele, kuidas elada tuleb. Suurest muutusest tema elus. Paneme käima, loo nimi on Tänapäeva mees, artisti nimi on Tänapäeva mees. Istun tšikkidega valgeid liine teen. Olen tänapäeva mees ja see on minu kaerajaan. Olen tänapäeva mees, läbi põlend narkomaan. Ma teen, häda on mu meel, vanasti sai viina juua, nüüd on vaja miskit veel. Ujun ketamiini sees, happes peakad hüppan, kas ka lõpuks vabaneb mu veen, kus on süstal sees. Olen tänapäeva mees ja see on minu kaerajaan. Olen tänapäeva mees, läbi põlend narkomaan. Olen tänapäeva mees ja see on minu kaerajaan. Olen tänapäeva mees, läbi põlend narkomaan. Olen tänapäeva mees, läbi põlend narkomaan. Ja kindlasti kõik kuulajad helistage kohe esimesel võimalusel, kui tundsite ennast ära selles loos narkoabi.ee. Nad kindlasti oskavad teid aidata igasuguste asjadega. Aga
näiteks mina olen leidnud talle narkoabi.ee-s igast häid sõpru, väga põnevaid uusi narkootikume. Narkoabi.ee, otsige abi, kui te narkootikume rohkem ei leia. Nüüd reklaamipausile. Kas tunned teinekord, et oled justkui valel ajal sündinud? Ole mureta, sa ei ole esimene ega ka viimane, kes tunneb, et ta on valel ajal sündinud. Kui te tunnete päriselt, et olete valel ajal sündinud, võtke ühendust Tagurpidi ajakliinikuga. Pöörame teie elukella tagurpidi käima ja loobime teid tuppe tagasi. Naasete siis, kui aeg on küps. Tagurpidi ajakliinik, see lihtsalt ei ole võimalik. Kas teil on vahel tunne, et te olete mõttetu? No, te oletegi mõttetu. Peeruvabrik. Kreem, õli, plasma, bensiin, täpsustamata tööstusvedelikud, laserid, virsikud ja miks mitte ka just Stefani pitsa. Hei, 2 + 2 on 5. Sina plus mina oleme nemad. Ei pea olema. Tule uude Eesti Teadusülikooli, kus sa võid imeda türa. Ma ei kuule mitte midagi, ma ei saa elada, kui selline lärm ümber ringi on. Miks nad lihtsalt ära ei võiks lõpetada? Ära muretse, osta ratas! Tervetuloa iga suomalainen Kristusburger, Christburger. Kristus isolainen, salde jumpsainen. Give me my meat, baby, oh yeah. Kristusburgs, imekulli. Vahel on lihtsalt niimoodi ka mõnus. Looduspark! Michael Baxter ja Jane Michelware uues filmis Lenda tagasi edasi. Ja selles filmis on palju asju. Ühenda oma ID-kaart meditsiinikeskkonnaga ja sa võid jõuda kuhugi mujale. Ja see, kuhu sa jõuda võid, on veel hoopis mujal. Sest seal on, sa võid sinna ühendada ka oma pangakaardi. Ja kui sa näitad meile oma passi, siis on sellega veel edasi igasugused lood. Ja tagasi oleme meie Pärnu televisiooni raadioosakonna jaanipäeva raadios. Mina olen jätkuvalt Ütklaps, Heren, Mari, Inde, Auschwitz, Schnitzel, Paul ja minu kõrval on... Ja mõtlesime, et mis saaks olla veel parem lugu lõppu kui see, mida Kevin meile just soovitama hakkab. Kevin, mis sa arvad, mis sul mõttes on, mida võiks viimaseks looks mängima panna? No minu arust kõige kõvem aisting on nina-aisting ja see on iga asjaga, et nuusutad jahu, nuusutad mulda, pulbrit, naist, naise kätt, naise jalga, naise rätikut. Ja siit tulebki meie viimane lugu täna. Su nuusutamist meenutama jään. No jah, siit ta tuleb siis. Mõtlesin sinule taas kord ma. Sa meelde tulid mulle oma hõnguga. Polnud su puudutus, polnud su kõht, polnud su naeratus, vaid hoopis su lõhn. Langeb sekund, langeb tund
ja langeb kokku lõpuks päev, käes on taas kord jaanipäev. Hommikul ma üksi sütte peale jään ja sul juusutamist meenutama jään. Ega veel abielu peale ma ei mõelnud, lihtsalt meenus, et me kaugele ei jõudnud. Ma ei mäleta su nime, Jana, või mis su iseloom võiksin olla kas või pime, kuna meenub su aroom. Langeb sekund, langeb tund ja langeb kokku lõpuks päev, käes on taas kord jaanipäev. Hommikul ma üksi sütte peale jään ja su juusutamist meenutama jään. Solo! Langeb sekund, langeb tund ja langeb kokku lõpuks päev, käes on taas kord jaanipäev. Hommikul ma üksi sütte peale jään ja su juusutamist meenutama jään. Langeb sekund, langeb tund ja langeb kokku lõpuks päev, käes on taas kord jaanipäev. Hommikul ma üksi sütte peale jään ja su juusutamist meenutama jään. Langeb sekund, langeb tund ja langeb kokku lõpuks päev, käes on taas kord jaanipäev. Hommikul ma üksi sütte peale jään ja su nuusutamist meenutama jään. No küll oli alles see üks kummitama jääv kõva lugu. Kas sulle meeldis ka see lugu, Kevin? mul iga kumm kõmmitab kõvasti. See oli selle aasta jaanipäeva raadio Pärnu televisiooni raadioosakonnas aastal 2023, 23. veebruaril. Pärnu televisiooni raadioosakond.